1925. aastal loodi Urvaste raamatukogu Urvaste Rahvaharidusseltsi poolt. Raamatukogu oli vallamajas ja raamatud olid ainult ühes kapis. Siis läks aeg edasi ja 1943.–1944. aastal asus koolimajas ja siis avati raamatukogu ainult kolmapäeval ja reedel ja seda oli lahti 2 tundi ja raamatukogu töötajaks oli Johannes Rööp. 1950. aastal oli jälle erinev koht, siis oli selline maja, kus oli veel sidejaoskond ja kolhoosi esimees elas ka seal. 1955. aastast tekkisid laenutuspunktid ja rändkogu. Kevadkülvi ja viljakoristuse ajal teenindati lugejaid otse põllul. 1984. aastal koliti pastoraadi hoonesse, kus oli kasutada 2 normaalset suurt ruumi. Laenutuspunkte oli aga Urvaste koolimajas. 1989. aastal koliti aga sealt välja koolimajja, sest ruumid tuli tagastada kirikule, sest parajasti sellel ajal oli selline kirikus käimise nagu tõus ja ruumipuudus tuli. Ja siis nad tulid siia koolimajja ja koolimajas olid neil täiesti normaalsed ruumid. 1979. aastal tuli meile siia tööle Neidi Ruuven, kes töötas 2020. aastani. Nii et 41 aastat oli Neidi meil siin raamatukogu töötaja. Sellel ajal olid ahjuküte ja ta pidi siis tassima sealt õue pealt puid ja kütma enne ruumid soojaks ja alles siis nagu sai tööga peale hakata. Ja 2007. aastal siis võeti kasutusele raamatukogude programm RIKS, mis aitas juba inimestel paremini raamatuid laenutada kiiremini, sest ei pidanud enam käsitsi nii palju tööd tegema. 2013. aastal aga olid valimised ja valiti siis selline volikogu, kellel olid siis hoopis teistmoodi prioriteedid ja vallavalitsuse koosseis siis otsustas, et raamatukogude lahtioleku aega tuleb vähendada ja põhjendades seda majandusliku olukorraga. Samal ajal aga siis vähenes ka külastajate arv ja koolilapsi jäi ka vähemaks. Raamatute ostmiseks raha täpselt samuti jälle vähemaks ja inimesed annetasid siis oma raamatuid, et saaks raamatukogu töötada. Inimesi meelitas üritustele kohale Kontras sünnipäevad, sest Kontra kutsus alati hästi palju oma kaaslasi siia ja kes siis aitasid seda üritust läbi viia. Nüüd edasi tuli selline asi, et võeti need ahjud lammutati mõni maha ja mõned jäid ikka alles, aga pandi keskküte ja enam ei pidanud siis puid tassima ja Neidil hakkas nagu natukene kergem see elu. Ja 2020. aastal siis, kui ta pensionile siirdus, sellel ajal ei olnud enam, ei tehtud konkurssi ja võeti Kuldre raamatukogu juhataja siia KT-ks raamatukogu tööd tegema ja see kohusetäitja amet jäigi siiamaani. Nüüd on muudetud Urvaste raamatukogu Urvaste laenutuspunktiks ja avatud on ta 3 korda nädalas. Kui Neidi ajal oli siin hästi
palju õpiringe ja tegeleti käsitöö ja portselanimaali ja muude käeliste tegevustega, mis saadi siis inspiratsiooni just nendest raamatutest, siis praegusel ajal on väga tihe koostöö Kuldre ja siis teiste raamatukogudega ja lisaks veel on lastel üritused, konkreetsed traditsioonilised üritused ja lapsed saavad käia siin raamatukogus. Urvaste koolil on omal raamatukogu ka, aga see töötab õhtuti, siis kui raamatu laenutuspunkt on suletud. Meil on selles mõttes tihe koostöö, et õpetajad tulevad oma õpilastega siin tunde andma, siis raamatukogu töötaja ise organiseerib 1 kord kuus ürituse koolis ja meie selline traditsioon kindlasti jätkub. Urvaste laenutuspunkt sai 2023. aastal Rahvaraamatukogude arendusprojektist akende restaureerimiseks raha ja nii need 6 akent restaureeritigi. Urvaste kanti tuntakse ka teatud kirjanike järgi. Alustame kõigepealt Kontrast. Kontra elab siinsamas lähedal, aga praegu ta on muidugi rohkem aega Lätis. Aga kui Eestisse tuleb, siis ta kindlasti oma kodu külastab. Ja Kontra on tuntud nii laste hulgas kui ka täiskasvanute hulgas. Peale selle ta tõlgib läti keelest eesti keelde ja siin ongi üks selline raamat, uus raamat, mida ta just on nüüd tõlkinud meie keelde siis. Edasi teine kirjanik on juba ammu manalateed, on Marie Heiberg ja teda nimetati murelaulikuks, tema lapsepõlv oli väga raske ja ta pani kõik oma luuletused, oma mured sinna luuletustesse ja tema luulekogusid on ka üsna mitu. Tema mälestusmärk on seal kiriku juures, iga inimene võib sinna minna vaatama ja talle lilli viima. Edasi Edgar Valter, kes oma pensionipõlve siinsamas lähedal nagu pidas ja tema kuulsad pokud on saanud nukkudeks siin. Need nukud on teinud endine Kuldre raamatukogu juhataja Riina Ermel ja kõik need raamatud, mis siin on väljas ja neid on muidugi veel ja veel, need on nii lastele, täiskasvanutele kui ka ükskõik siis, kes need loeb. Ja lastele meeldib eriti selline vahva raamat nagu Kassike ja kakuke ja nad seda lausa koolis nagu soovitusliku raamatuna loetakse. Urvaste kooli huvijuht Ellen Vaarov loeb meile 2 Urvaste kandi lugu. Urvaste kiriku kellad. Vanapagan tahtnud varastada Urvaste kiriku kelli. Tornist alla tulles aga komistanud ja pillanud kellad maha. Need veeresid mäest alla Uhtjärve. Küll otsinud vanapagan kelli, aga ei saanud kätte. Räägitakse, et jaanipäeva õhtul olevat kuulda kella helinat ja selge ilmaga olevat kirikukellad järve põhjas näha. Teine lookene on Vanapagana kivi. Urvaste vallas Uhtjärve kaldal asub suur kivi, mida on aegade jooksul püütud välja kaevata, kuid seni ei ole õnnestunud. Räägitakse, et vanapagan tahtnud kiviga kiriku torni maha lüüa, aga visatud kivi ei tabanud torni, vaid lendas üle Uhtjärve. Kivi peal on näha vanapagana käejälge. Rahvasuus kutsutakse kivi ka kuradi kiviks. Seoses Eesti
raamatu 500. aastapäevaga on siin Urvaste laenutuspunktis praegu vanade raamatute näitus. Need raamatud on 1950. aastast vanemad ja nad on siia kogutud just seetõttu, et inimesed näeksid, millised olid vanaaegsed need tähed ja kuidas raamatut üldse siis tehti. Ja meil on siin Urvaste seltsimaja perenaine, kes alati aitab teha igasuguseid näitusi ja seekord oli tal ka hästi palju raamatuid siia tuua ja peale selle sai vallalehes kuulutatud, et inimesed võiksid tuua raamatukokku hästi vanu raamatuid ja 5 inimest siis jagasid oma raamatud siia. Aga nüüd Marina räägib meile, mis seos on temal nende raamatutega. Seos on väikene, sellepärast, et enamus ei ole mu enda raamatu, nad on mu ämma raamatu. Ämma on ammu kool, aga no raamat, nagu tiieti ja kirjasõna jääs igaveseks. 100 aastat tagasi oli üks raamat haruldane ja inimeses mõista isegi lugeda, kõnelemata toda raamatud oli ja raamat oli ka väga hinnaline. Sellepärast ma näytagi mõnda väga hinnalist raamatut, mis ma loodan, et ükskord, kui minu tütar enam pensioniriigilt ei saa, äkki siis ta jääs tema sambas, et sa kohegi maha müüa ja siis nii edasi. Kõige vanem, mis mul on 1903, nagu arvata võiti, tuaigu oli ju kõige suurem kirjavara levisi kiriku kaudu. See on piibel, lahke ütlen, sellepärast on ta ilmselt ka väga väärtuslik. Ja siis on teatmeteose. Neid on mul päris palju. Ja need ma sain see põneva raamatu, mida vahepeal võtad kätte ja siis huvi pärast loed, mis midagi kõneles. Ma ei tea, kas ma kääna selle siiapoole, siis on nagu ilusa, seega on väga ilus kaunistus raamaturiiulil. Aga nende raamatitega on nüüd saane lugu, et ne oli mu ämma pere ja ämma pere tervenisti küüditati 1941, nagu palju, eriti haritlaskond küüditati ära, sellepärast ilmselt ka need raamatu oma seal, oli väga haritu. Ja ne raamatu sai vana kätte, kui ükskord Siberist tuldi neid tagasi ainult 2 tükki terve pere peale, ülejäänu jäi kõik sinna maamulda. Ja raamatul oli nii suur väärtus, et tutva oli ma neid raamatit hoidnu, siis kõik see aig nagu silvad ära ja piibel veel eriti, mis ole Vene ajal väga populaarne, mida ilmselt pidid ka vähekene käkkima. Nii et nende moraalne väärtus on minu jaos kõige suurem, et ma saan see teekonna üle elanu ja elas see ilmselt ka meid loodame üle. Head Eesti raamatu aastat Urvaste laenutuspunktist.